Tere, hea kuulaja! Algab saade Õpime koos ning sinuga on Karin Tõevere ja Signe Varendi. Teise hooaja saated salvestasime me ette juuni ja juulikuus, kuna me teadsime, et meid mõlemaid ootavad ees suured muutused, mis viivad meid õpetajaametist hetkeks kõrvale. Nimelt sain 8. augustil mina esmakordselt emaks. Ja mina kolisin oma perega Belgiasse, nii et oleme mõlemad Signega koduperenaise rollis ja naudime oma uut elu uues rütmis. Salvestatud saateid hakkame teieni tooma 2 korda kuus. Esmaspäeviti tuleb meie sotsiaalmeediakanalites postitus, nii et soovitan jälgida meie Facebooki ja Instagrami kontot. Uus hooaeg toob kaasa palju põnevaid teemasid ning huvitavaid külalisi. Juba sügisel räägime erinevatest algatustest ja programmidest. Meie saate teemadeks on noored kooli, tagasi kooli, alustavat õpetajat toetav kool ning liikuma kutsuv kool. Meie saatekülaliste hulka kuuluvad ka noored koolijuhid Indrek Lillemägi ja Grete-Stiina Haaristo. Räägime noorte ettevõtlikkusest, koolinoorte tervisest, sellest, mida saab teha Makerlabis. Uurime, mis asi on IB-õpe, mida kujutab endast kogu päeva kool ning kuidas toimub digipööre Pärnumaal. Ajame juttu ka Kristi Saarega, kes räägib meile investeerimisest ning annab loodetavasti ka mõned nipid õpetajatele. Hooaja viimased saated tulevad aga Tartu erakoolidest. Valdorf gümnaasiumist, katoliku hariduskeskusest, kristlikust põhikoolist, rahvusvahelisest koolist, Tartu erakoolist ning luterlikust Peetri koolist. Kõik koolid said iseennast tutvustada, rääkida meile sellest, mille poolest nad erinevad teistest koolidest. On tulemas põnev hooaeg, nii et püsige lainel. Mõnusat kuulamist, jääge meiega! Tänases saates räägime noorte ettevõtlikkusest. Meie külaline Janeli Virnas töötab Tartu ärinõuandlas noorte ettevõtlikkuse projekti juhina. Lisaks sellele annab ta Variku koolis majanduse tunde, õpetab ettevõtlikkuse aluseid. Ja lisaks kõigele eelnevale õpib Janeli Tartu Ülikoolis magistrantuuris haridusinnovatsiooni. Tere, Janeli! Tere! No sinu puhul on nagu nii palju asju, millest nüüd rääkida, aga alustaks siis sellest kõige algusest. Sinu enda haridustee. Minu enda haridustee, et siis nagu algusest peale või alates lasteaiast või natukene kaugemalt? No sa võid kohe sünnihetkest alustada, kui sa mäletad. Noh, ütleme nii, et elukestva õppestrateegia järgi meil toimubki ju õppimine kogu elu, nii et aga jah, tegelikkuses oma õpinguid nii-öelda koolielus ma alustasin siis Ilmatsalu põhikoolis, kust ma liikusin tegelikult edasi siis juba 6. klassi Tartusse. Tollel ajal kandis ta nime 7. keskkool ja nüüd on siis Karlova kool. Et siis ta oli küll gümnaasium, aga praeguseks hetkeks siis jäänud põhikooliks ja sealt siis liikusin edasi Tamme gümnaasiumisse, kus ma siis sain keskhariduse ja siis juba edasi kutsekool, Pärnu kolledž ja siis nüüd, nagu sa juba eelnevalt mainisid, Tartu Ülikooli magistratuur ja haridusinnovatsioon. Milline on sinu kõige eredam hetk kooliajast? Sul on väga palju koole läbi käidud, aga on mõni selline, mida sa tahaksid jagada? Ma arvan, et minu selline kõige positiivsem õpikogemus on ikkagi praegusest hetkest. Nii et ma selles mõttes olen väga-väga rahul oma otsusega. Kuigi mulle meeldis ka väga-väga kutsekoolis, et selline üldhariduse kogemus mul väga positiivne ei olnud, aga jah, need 2 on võib-olla sellised nagu kõige toredamad hetked. Ja ma arvan, et seal on väga lihtne põhjus ka, et inimesed on juba natukene nagu välja kujunenud ja sul on nagu võib-olla lihtsam kõikidest nendest asjadest, mis siis üldhariduskoolis võivad siis noori vaevata, et minul näiteks oli väga tugev selline koolikiusamine ja mingid sellised kogemused, et selliseid asju ikkagi nagu ütleme magistratuuris ja võib-olla kutsekoolis nagu ei ole, et need on ikkagi nagu sellised kohad, kus käiakse ikkagi juba nagu iseenda arendamise pärast ja võib-olla ka natukene maailma muutmise pärast. Ja teine asi, ilmselt see kool kui selline, kui sa õpid haridusuuendust, siis kooli metoodika, kõik on ka ilmselt muutunud ju?
jah, eks ta ikka, kuigi ma pean ütlema, et eks meil ole ka ikka päris palju aineid tavapäraselt niimoodi loenguvormis ja kuigi me ütleme, saame võib-olla niimoodi 1,5 kuu jooksul korra sessi ajal kokku ja Tartu Ülikoolil kahjuks selliseid väga suurepäraseid võimalusi nagu ütleme ruumide mõttes ei ole, et ruumid on sellised võib-olla natukene nagu vananenud, mõningad, vähemasti meie see Salmemaja, kus me siis õppimas põhiliselt käime. Aga ikkagi see inimeste enda valmisolek ja selline võib-olla nagu uuendustele avatus, et just selle mõtlemise poole pealt, et ma arvan, et see on nagu siis selline põhiline, mis võib-olla siis aitab sellisele positiivsele õpikogemusele kaasa. Kust tuli soov tegeleda noortega, nüüd Tartu ärinõuandlas oled projektijuht, noored saaks ettevõtlikuks, haridusuuendust õpid, kas juba kooliajast teadsid, et minust võiks saada selline noortega tegeleja või kunagi hiljem tuli see? Minul oli ikkagi juba lasteaias, ma teadsin, et kuna mu ema oli lasteaednik, on eluaeg olnud, et siis ma tegelikult algselt tahtsin siis saada lasteaiakasvatajaks, siis läks kuidagi sellest üle, et õpetajaks ja mingil põhjusel kuidagi elutee nagu alguses ei läinud sinna õpetaja suunale, et esimene haridus mul ikkagi oli nagu õmblemine, aga pärast seda siis ka ma tegelikult õpetajaks ei läinud, aga sotsiaaltöö, mis oli väga tugevalt ikkagi seotud inimestega töötamisega. Nii et seal ma siis ikkagi pikki aastaid nagu töötasin ja siis liikusin juba edasi noorsootöösse, et kus ma väga selgelt teadsin, et noored on see, kellega ma tahan nagu tegeleda ja kellega ma väga hästi nagu toime tulen. Kas sul on ka selliseid teerajajaid olnud, kelle jälgedesse oled tahtnud minna või sind sinna teele kuidagi aidanud, suunanud? Nagu ma tegelikult selles mõttes ma võin küll öelda, et iga asja taga on ikkagi mingi konkreetne, näiteks õmblemist ma läksin küll õppima oma tädi pärast, sest ta oli selline positiivne rollimudel ja ma olin kindel, et ma tahan ka täpselt selliseks saada siis, kui ma suureks saan ja nii minust siis alguses õmbleja sai, aga kuna see on ikkagi selline, et ma oma iseloomu omadustelt olen võib-olla natukene ekstrovertsem kui õmblejale nagu vaja on, et siis minu jaoks suhtlust jäi nagu liiga väheseks selle eriala puhul, et sa enamasti pead seal nokitsema nagu omaette, et siis see nagu ei rahuldanud ikkagi selliseid igapäevaseid nagu suhtlemisvajadust, mis mul tegelikult on, et aga ma olen väga rahul selle otsusega, sest tegelikkuses olen ma seda ikkagi oma elus palju kasutanud aga pärast seda sotsiaaltööd ma läksin küll kuidagi õppima nagu täiesti nagu juhuslikult, et tunne oli, et tahaks nagu perest eemale mingil hetkel ja siis ma teadsin, et ma tahaks õppida nagu midagi sellist, mida saab siis rakenduskõrgkoolis õppida. Ehk siis, et mulle tundus, et teooria baasilt nagu inimestega tööle minna on natukene nagu riskivärk ja seetõttu jäi kuidagi nagu päevakorda Pärnu kolledž. Ja seal sellel hetkel oli võimalik õppida turismi, sotsiaaltöökorraldust ja äkki oli mingi ettevõtte teema ja kalandus oli ka siis veel. Aga et siis kuidagi see sotsiaaltöö tundus nagu selline, mis võiks nagu olla minu ala. Aga ometi sellel ajal, kui sina koolis käisid, võib-olla majandusõppe juba oli, aga ettevõtlikkusest kui sellisest üldse ei räägitud. Et kas sa saad öelda, et sa mingil määral oled natuke nagu pioneer ka, et sa oled nagu ise õppinud ja kombanud seda, et kuidas siis anda neid ettevõtlikkuse aluseid, kuidas noori seal toetada ettevõtlikkusega tegelema, et see ärinõuandla pooli, kuidas sa sinna jõudsid? Et tegelikkuses ma jõudsin sinna üsna nagu sellised konarlikku teed pidi, et nagu ma ütlesin, et ma töötasin ikkagi mõni aeg ka sotsiaaltöö valdkonnast ja seal siis ma tegelikult pean ütlema, et ma esimest korda põlesin väga tugevalt läbi ja siis ma sain nagu aru, et ma tegelikult ikkagi tahaks teha midagi muud. Ja siis ma liikusin edasi Anne noortekeskusesse, kus ma siis hakkasingi tegelema alguses sellise info- ja teavitustööga ja siis juba ettevõtlikkusega. Aga seal see tähendas hoopis midagi muud, et oligi nagu natukene rohkem sellist
projektide kirjutamise poolt ja noorte omaalgatuse toetamist, millega ma väga tugevalt ka praegu tegelen. Ja et see on ka üks minu nendest kirgedest lisaks muudele teemadele. Ja siis korraldasime ka erinevaid üritusi ja noorte moekonkurss, mis eile just mulle meelde tuletati, et olin siis ka selle suhteliselt alguse juures, et nüüd tahetakse uuesti see taas luua, et oli siuke tore, et võeti ühendust ja küsiti nõu ja nii edasi. Aga ja sealt siis ma täiesti juhuslikult sattusin suhtlema selle inimesega, kes enne mind töötas ärinõuandlas, küll väga lühikest aega, aga ja ta ütles, et ma hakkan ära liikuma, et kas sa ei tahaks nagu tulla ja võtta üle. Ja tegelikult see läks jah kuidagi niimoodi, et siis ma käisin nagu vestlusel ja kuidagi nagu sobis ja nii ma siis tegelikult jah, tõesti võiks öelda küll, et ärinõuandlas ikkagi käima lükkasin selle õpilasfirmade poole just, et meil ikkagi see arv on tõusnud väga tugevalt ja see toetus, et me ka siis omalt poolt proovime kaasa aidata sellele, et lisaks sellele, mida nad siis koolist saavad majandusõppetunnis, et siis ka nagu toetada neid õpilasfirmasid väljaspool kooli ka. Kas Junior Achievement oli selleks ajaks juba olemas, oli ta teile eeskujuks või olete te kuidagi partnerid, et kuidas see? Junior Achievement on jah, Eestis nüüd tegutsenud juba 26 aastat, mina olen ärinõuandlas töötanud 9. Et loomulikult tegelikult Junior ongi nagu ütleme, et kui me räägime noorte ettevõtlusõppest, siis tema on ikkagi see teerajaja. Ja kui me räägime konkreetselt õpilasfirmade programmist, et siis nemad on nagu selle koordineerijad Eestis. Küll aga saime me väga headeks partneriteks, et ütleme nii, et oma maakonnas me ikkagi suuresti teeme tegevusi nagu ise, et küll nagu selles mõttes koostöös siis nendega ja arutame siis ka läbi, et mida me siin teeme aga et loomulikult et me ikkagi teeme tugevat koostööd. Et õpetajad, kes tahavad saada õpilasfirmad juhendajateks, ikkagi läbivad koolituse juniori pool. Just. Sest tegelikult nemad ongi need, kes siis on selle litsentsi omanikud Eestis, et siis nende kaudu tuleb koolitus ja meie siis pakume tegelikkuses just eelkõige nagu õpilastele tuge. Mitte niivõrd nagu juhendajad me kutsume ka kokku ja peame nendega aru, aga selline igapäevaline mentorlus toimub siiski nagu õpilastele otse. Ja kuidas siis tunda on, et on selliseid pealehakkajaid noori, kes tahavad nendel koolitustel osaleda ja otsitakse teid üles või need juhendajad, õpetajad toimetavad ise vaikselt ja ei vajagi teie abi? Eks algusaastatel ikka oli kuidagi selles mõttes, et õpetajad ju ei tundnud sind veel ja siis see oli selline võib-olla kerge umbusaldus, et mis ja kus ja et vahepeal mul jäi isegi mulje, et äkki nagu keegi tundis nagu mingeid konkurentsi või midagi, aga see tegelikult läks üle ja praegusel hetkel me nagu töötame ikkagi nagu niimoodi nagu koostöös, et kui õpetajatel on midagi vaja, siis tulevad, räägivad, aga et üldjoontes me ikkagi nagu selles mõttes ajame nagu oma asju, et meil ei ole nagu, et mina ei lähe ikkagi andma neile mingeid tunde seal, aga et me pakume siis nagu nii-öelda lisatuge sellele, mida nad koolis saavad, sest ilmselgelt 35 tunniga, mida enamasti siis seda majandust antakse, sa ei suuda anda kõike, mida on nagu õpilasfirmade programmi raames vaja. Aga kuidas sa näed, kas õpilasfirmadeni jõuavad ainult need õpilased, kelle õppeprogrammis ongi majandusõppe või pigem on see selline laialdasem, et õpilastes ongi huvi, nad otsivad teid üles? Kui koolid läksid seda teed, et nad lubasid teha loovtöö või uurimustöö asemel õpilasfirmat, siis pärast seda tegelikult see ikkagi hüppeliselt tõusis, sest loomulikult on ma arvan, et ma ka ise kui ma käiksin praegu näiteks gümnaasiumis, valiksin nagu sellise praktilise tegevuse, kuivõrd nagu mingi uurimustöö kirjutamise, aga on erinevaid tüüpi nagu noori ka, et kellele sobib üks, kellele teine, aga et see kindlasti aitas kaasa sellele, et see õpilasfirmade tegemise huvi nagu suurenes.
no nii, aga mismoodi käib siis sinu töö seal ärinõuandlas, sa toetad neid? Jaa, ütleme nii, et igapäevaselt ma istun ikkagi kontoris, nii nagu kontoriinimesed ikka, aga et tegelikkuses mul on üsna nagu selline õppeaastapõhine töö, nagu kõikidel õpetajatel ja kõikidel teistel, kes siis koolidega koostööd või nagu tööd teevad, et algabki siis sügisel tavaliselt selliste lihtsalt kohtumistega ja kus me siis saame õpetajatega kokku, paneme ühised kalendriplaanid nagu kirja, et mis meil tegemises on sellel õppeaastal ja siis juba ettevõtlusnädala raames meil on 2 üritust, mida siis ärinõuandla, ehk siis täpsemalt mina nagu siis korraldan. Et üks nendest on siis ettevõtlikkusprojektide tunnustamise konkurss, milles on siis võimalik osaleda kõikidel koolidel ja saavad esitada siis oma erinevaid selliseid algatusi, mida siis koolides on läbi viidud või siis ka noortekeskustes. Ja teine ongi siis õpilasfirmade konverents ja sellega algabki siis meie selline õpilasfirmade aasta. Ja pärast seda siis seal õpilasfirmade konverentsi raames nad genereerivad siis ideid ja proovivad paika saada selle idee, millega nad siis võiksid edasi minna. Ja pärast seda algab siis nii, et iga 2 nädalat toimub siis õpilasfirmade mentorklubi, kus siis erinevate teemaõhtute raames saavad siis noored teadmisi erinevatest teemadest, näiteks nagu tootearendus, turundus, müügistrateegiat, meeskonnatöö, juhtimine, avalik esinemine ja nii edasi. Et kõik, mis puudutab siis nagu seda konkreetselt seda õpilasfirmade programmi. Ja siis on vahepeal, ütleme nii, et kui ma eelnevalt mainisin, et see õpilasfirmade programm on selline põhitegevus, et siis sinna juurde tulevad sellised erinevad projektilaadsed tegevused, et nagu see konkurss ja et siis me korraldame tegelikult ka töövarjupäeval karjäärikonverentsi Teed tulevikku okei, et kus me siis viime kokku nagu justkui sellised erinevad erialade spetsialistid siis nagu noortega. Ja siis on laat, mida me korraldame juba siin, ma ei tea, kas 13. aastat, et ja niimoodi ta siis vaikselt veereb nagu ütleme kevadesse, et kui vahepeal seal on siis veel ka üle-eestiline õpilasfirmade laat ja siis on sellised väiksemad toimetamised erinevates kohtades, siis toimub juba aruande koostamine, siis on juba võistlus ja siis on juba hooaja lõpetamine, et selles mõttes, et tegelikult see 9 kuud läheb kiiremini, kui arvata võib, et alguses ei saa nagu väga hästi vedama, aga siis pärast on juba nagu probleeme pidamisega. Aga tõesti nagu vahepeal me siis vastavalt siis koolide, et kui mõni kool pöördub meie poole, siis me loomulikult lähme ja nüüd näiteks ühe projekti raames me järgmise 1,5 aasta jooksul käime siis maakoolides tegemas selliseid ettevõtlikkuspäevakuid. Et eks see natukene on selline projektipõhine tegevus, nagu me kõik siin noortega töötavad inimesed teame, et ega otseselt niimoodi ei ole konkreetset rahastust, vaid sa ikkagi proovid kirjutada siia ja kirjutada sinna mingeid projekte ja siis kui tuleb, et siis sa teedki seda, mis sa oled siis projektis lubanud ja et praegusel hetkel on siis meil prioriteet nagu väljaspool Tartut olevatele koolidele pakkuda sellist nagu lisatuge just eelkõige siis selliste ettevõtlikkuspäevakute näol, kus siis võiksid välja tulla mingid erinevad noorteprojektid ja siis sealt omakorda siis neid toetada ja siis võib-olla juba õpilasfirmadega algatada ja niimoodi siis pakkuda väikest toetust. Aga kuidas sa näed, sa hästi palju kasutad seda sõna projekt on ju, et tihtipeale see projekt on see, et algatame, teeme ja lõpeb see ära ja surebki kõik asi, et kas sa näed, et need projektid annavad nad ikkagi mingi eduloo sisse, et tulevad õpetajad ja õpilased, kes nagu innustuvad sellest ettevõtlikkusest, nad tegelevad sellega edasi isegi siis, kui sina oled projekti lõpetanud? Ma ütlen, et selles mõttes on see õpilasfirmade programm nagu selline ise üks edulugu, et enamasti need noored, kes selle on ikkagi läbi teinud, et nemad kindlasti on nakatunud mingi pisikuga. Et kui ma eelmisel aastal oma siis diplomitööd kirjutasin, et siis ma kirjutasin ka tegelikult selle õpilasfirmade programmi nagu põhjal, ehk siis uurisin reaalselt seda, et kuivõrd see
õpilasfirmade programm mõjutab noorte sotsiaalseid oskuseid, mis on tegelikult siis võib-olla tänapäeval isegi olulisemad kui võib-olla selline ülikooli paber, et sa tegelikult pead olema nagu valmis sellisteks muutusteks, sa pead olema valmis kogu aeg kohanema, olema niimoodi paindlik ja nii edasi, on ju. Et siis tegelikult need tulemused näitasid küll, et ta mõjutab väga tugevalt, nii et see on nüüd nagu väga selline üldiselt nagu suur edulugu. Kas neist tulevikus kõigist ettevõtteid saab, see on iseasi, aga küll aga on need noored, kes tegelikkuses on selle programmi läbi teinud, sellised teadlikumad nagu oma tugevustest ja nõrkustest, ehk siis nad teavad, mida nad võib-olla nagu oskavad ja võib-olla milles nad peaksid arenema. Nii et selles mõttes on selle programmi eelis tõesti see, et sa 9 kuu jooksul, sa ikkagi nagu regulaarselt teed midagi. Projektide puhul täpselt nagu sa ütlesid, on tihtipeale see, et sa teed selle ära ja siis ta jääb. Aga meie eesmärk ikkagi erinevate oma projektide raames on see, et me ikkagi nagu kasvatame seda nii-öelda järeltulevat seda põlve, kas siis õpetajate või selliste erinevate aktivistide näol, kes siis oleksid võimelised pärast seal koolis asja edasi ajama. Et loomulikult ei saa me, Tartu maakonnas on ikkagi väga-väga palju koole, et me ei saa käia iga aasta kõikides koolides ise kätt hoidmas. Aga selliste erinevate projektide näol meil on võimalik neid algatusi teha, et nagu toetada ja siis aeg-ajalt võib-olla käia ja küsida, et kuidas teil läheb ja et kas me saame kuidagi abiks olla. Aga jah, et meil ei ole nagu sellist ressurssi, et me saaksime kogu aeg pidevalt mööda maakonda ringi sõita ja uurida. Aga õpilasfirmadel, teil on, et sa ütlesid ilusti, et mentorklubid, et kes on need mentorid siis, kes tulevad, jagavad noortele nõuandeid ja inspiratsiooni, et kus te saate nad? Ja kes need on? Meil on selline teemapõhiline mentorklubi, ehk siis meil ei ole nagu sellised konkreetsed kokkuleppeid, nii et võt sellel korral tuled sina ja sellel korral sina, küll aga kui meil on näiteks tootearendusest räägib, et siis räägib konkreetselt selline inimene, kes on siis seda tootearendust ise ka teinud. Ja meil on väga hea koostöö nagu siis loomemajanduskeskusega ja tavaliselt nemad siis suudavad saata välja ka kellegi, kes võiks nagu sellest rääkida. Ja üldjoontes me proovime võtta nagu selliseid mitte sellepärast, et me ei saaks kuskilt nagu kõrgema lennuga inimesi, aga tihtipeale nad suudavad samastuda ennast sellise alustava ettevõtjaga nagu pisut rohkem, sest tegelikult õpilasfirmade programm ju tegutseb ka nagu väike ettevõte. Et siis on nagu lihtsam neile aru saada, et me ei räägi nagu mingist sellisest linnust, vaid et mis olid need sammud, mida alustav ettevõtja pidi tegema siis, kui ta tahtis näiteks kuskile turule siseneda või mingit sotsiaalmeediakampaaniat teha ja selles mõttes on igasugused sellised alustavad ettevõtjad või siis ka juba 3 aastat tegutsenud sellist, kes võib-olla ei ole nagu, et mul on nüüd 100 töötajat ja nüüd ma siin ajan mingit suurt asja, nagu head rollimudelid. Aga turunduse poole pealt on küll meil olnud nüüd juba mitu aastat hea koostöö Jaan Naabriga, kes tegelikult veab siis Newway disainiagentuuri, et selles mõttes tema on nagu suutnud küll noortele nagu selle poole, ma arvan, päris hästi selgeks teha. Kuidas Tartu õpilasfirmadel läheb ja võib-olla üleüldse Eesti õpilasfirmadel, et on ju ka rahvusvaheline võistlus, mille Eesti on siin hiljuti võitnud, et oskad sa rääkida oma lemmikutest näiteks? No Eestil on ikka selles mõttes väga hästi läinud, et arvestades, et kust me oleme tulnud ja et siis üldse on ju Eesti kokku võitnud 3 auhinda, või mitte 3 auhinda, vaid 3 esikohta. Ehk siis 3 korral on Eesti firmad saanud Euroopa parimaks. Esimene neist oli Roheline jälg, kui ma nüüd ei eksi, siis see oli aastal 2009, kes tegeles siis sellega, et mõõtis selle sinu jalajälje ära, et kui palju sa siis seda ökoloogilist jalajälge siin tekitas ja pakkus sulle võimalust, et vot nüüd me istutame sinu eest 4 puud ja siis sa oled justkui tasa teeninud enda selle jalajälje, et väga hea nagu äriidee ja sellega nad tegelikult, see oligi siis esimene, kes niimoodi Euroopas nagu väga edukalt siis esines ja see oli, ma nüüd jään vastuse võlgu, mis koolist ta oli, aga Tallinnast olid nad igal juhul.
ja teist korda õnnestus meil siis Euroopa võistlus kinni panna. 2013 oli siis, tegutses 2012-2013 õppeaastal, oli 3 põrsakest. Võib-olla sellest on inimesed ka kuulnud, et tegelevad siis teadusteatri tegemisega eelkõige siis lastele. Algselt nad pakkusidki väga tugevalt siis algklassidele ja lasteaedadele, nüüd juba nagu laiemalt ka erinevatel firmapidudel ja kus iganes. Ja see on selles mõttes hea edulugu, et eelmisel aastal, kui nad käisid meile rääkimas, siis nad pakuvad tööd 60 inimesele. Et loomulikult see ei tähenda seda, et 60 inimest seal täiskohaga kuskil kontoris töötavad, aga et 60 noort siis tegelikkuses saavad nagu mingil ajal seal neid etendusi siis läbi viia. Nii et see on nagu selles mõttes väga positiivne edulugu ja nemad on nüüd küll meie oma Tartu noored, et Treffneri gümnaasiumist, et väga-väga tublid noored. Ja selles mõttes ka edulugu, et õpilasfirmast on kasvanud välja päris ettevõte. Just, selles mõttes tõesti. Ja neid näiteid on selles mõttes teisi ka, kes on kasvanud välja. Aga eelmisel aastal siis tõesti õnnestus taaskord see võistlus siis kinni panna ja siis oli ka minul au olla seal kohal, nii et selles mõttes oli väga-väga põnev ja pinev võistlus Brüsselis ja siis meie enda taaskord Tartu noored oma prügikastiga, mis oli siis biolagunevate jäätmete prügikast, panid siis võistluse kinni. Ja see oli tõesti nagu, et need tingimused, ütleme, et Eesti ja sellise Euroopa erinevate riikide õpilasfirmadel on võib-olla nagu pisut, selles mõttes, et riik saab ikkagi natukene kohandada, et siis hästi palju oli ka sellised idee tasandil nagu olevaid, aga meil oli ikkagi reaalselt toimiv ja ikkagi nähti, et kuidas see sealt siis tuleb ja ikkagi väga-väga tugev firma taaskord ja tegutsevad edasi ka, nii et selliseid edulugusid loomulikult on. Mina omalt poolt muidugi ütlen, et meie enda tegevusega niivõrd ei leiagi, et me peaksime just neid kõige tugevamaid toetama, sest nemad ikkagi leiavad selle toe ise. Et sellised ettevõtlikud noored, nende puhul ei ole ju probleemi, et sa pöördud kellegi poole ja leiad siis need vajalikud nõuanded, et ülikoolidega tegid seal erinevate laboritega koostööd ja nii edasi. Sellist nõu nagu neil vaja oli, me tõenäoliselt poleks ka suutnud anda, et kuidas see nüüd täpselt seal laguneb, bioloogi või mis seal iganes vaja oli, neid harides seda mul nagu teadmist ei ole, aga et meie oma mentorklubi alustasime kunagi sellepärast, et just pakkuda nagu nendele noortele, kes võib-olla nagu ka suhtlemises nagu rohkem niimoodi vajaksid nagu toetust, et siis tegelikult see algne mõte oli ka, et tekiks selline oma kogukond, ehk siis, et kui me lähme ikkagi laadale välja, et siis sa ei ole mitte ainult enda eest väljas, vaid sul on hea meel ka, kui võidab näiteks mõni teine Tartu noor, on ju, ja ma arvan, et seda eesmärki on see küll nagu suutnud väga hästi täita, et need koolide noored on ikkagi omavahel ka nagu muutunud selliseks mõnusaks kogukonnaks, et ühel aastal tõesti, see oli nüüd, mitte nüüd eelmise aasta firma, ehk siis mitte 2016-17, vaid 1 aasta enne seda, kui üks õpilasfirma ise oma tegevust ei jätkanud, aga teine õpilasfirma, kes siis jätkas ja otsis tegevjuhti, et nad palkasid just sealt nagu selle tegevjuhi, et selles suhtes, et ikkagi nagu tead, juba oled näinud ja et selles suhtes, et on nagu niisugune nagu mõnus, et sul ongi nagu niisugune väike ettevõtlusega alustavate inimeste nagu võrgustik, et kes on sinuga kõik üheealised ja et ma kindlasti olen nagu päris kindel, et nagu tulevikus ka on sul nagu ütleme, et kui sul ongi, et võib-olla 5 aasta pärast oleks põnev vaadata, et kuidas siis, kas need inimesed omavahel veel suhtlevad ja Facebookis on nad kindlasti kõik sõbrad, aga et kas nad teevad ka mingeid asju koos. Et leiavad nii, nagu teie leidsite üksteist, et teete mingit, ma ei tea, projekti koos või midagi sellist, et ma arvan, et need mõjud on nagu sellised põnevad jälgida. No tegelikult see õpilasfirmade projekt ongi ju selline aastane on ju, et ta kestab ja sa lõpetad ära ja on kõik, aga jah, äge on näha neid, kes siis ka sinna ajujahti näiteks jõuavad, ma mäletan, et oli üks teklikoti firma Pürg, kui ma eksi, et see sama Festera nende prügikastidega osales ajujahil, et kui ma seda vaatan, siis ma alati hoian neile firmat teades, et ägedad õpilasfirmad, aga nemad on siis nii-öelda ikkagi selle õpilasfirma lõpetanud ja alustanudki nüüd oma päris ettevõttega.
kui Pürg oli ajujahis, siis ta oli tegelikult õpilasfirma. Ja see Pürg oli ka siis see, kellest ma enne rääkisin, et kes siis palkas pärast teisest õpilasfirmast endale siis ka tegevjuhi. Et me küll võib-olla iseenda kogemusest nähtuna ei soovita samal aastal teha kahte asja, sest nii õpilasfirmade programm kui ka ajujaht on mõlemad nagu, nad ei lähe nagu nii paralleelselt, et sul oleks kõik asjad nagu samaaegselt, et siis sa lihtsalt teen ühes ja teen teises kohas, vaid nad ikkagi natukene nagu nõuavad sellist nagu pühendumist sellele konkreetsele teemale. Ja kui sa tahad ikkagi õpilasfirmade võistlusel väga edukalt nagu esineda, et siis sa pead ikkagi nagu tegelema nagu natukene selle kontekstis ka, et siis võib-olla ma ei ole ka nii hästi kursis selle ajujahi nagu ajakavaga, et kuidas neil on ka nagu ta kuidagi, millal neil lõpeb see algab, aga et need teemad ei jookse nagu päris sama nagu radapidi ja et siis võib natukene keeruliseks minna, sest näiteks Vestera läks ju ajujahti alles nüüd sellel aastal, kui nad olid juba Euroopas võitnud nagu, et selles mõttes, et üks ei segaks justkui teist, aga ma tean, et Pürg käis tollel aastal nagu mõlemas, et siis sul lihtsalt võib-olla nagu kannatab üks pool. Muidugi, kindlasti on võimekaid noori, kes suudavad teha üht ja teist, aga et lihtsalt need natukene nõuavad sellist nagu te kõik teate, et mingitel erinevatel projektifondidel on erinevad nõudmised, et siis on ka nii, et erinevatel programmidel mingid sellised, millesse sa pead siis ikkagi natuke süvenema. Aga need olid nüüd need tipud ikkagi meil siin Tartus ja Eestis, et sa ütlesid ka, et te pigem nagu tahate toetada neid, kes vajavad seda tuge rohkem ja võib-olla just see suhtluse pool on, aga kas on midagi veel, milles siis võib-olla see nii-öelda täiesti tavaline, tagasihoidlik, aga väga hea ideega noor, et mida tema vajab, et kuidas te saate just neid aidata, et nii-öelda igast õpilasfirmast ikkagi sünniks selline firma, mis tegutsebki selle aasta ära, et ei anna alla keegi näiteks. Mina olles, tegelikult minu kõige esimene juhendaja kogemus oli väga-väga keeruline ja ma sellest kogemusest õppisin nagu hästi palju ja siis ma saingi aru seda, et kõige olulisem on see, et kõik õpilased, kes väljuvad õpilasfirmade programmist, et nad väljuksid positiivse emotsiooniga. Isegi kui sul ei läinud õpilasfirmade aasta väga hästi, sest meil tollel aastal, see oli ju nüüd juba mõned aastad tagasi, juhtus täpselt nii, et ma tean väga hästi, mis kõik nagu selles mõttes läks justkui ei läinud nii, nagu oleks võinud minna. Ja see oli juba algusest peale nagu justkui määratud, et ta ikkagi läheb nagu seda rada, sest esiteks nad tahtsid teha 11 koos, mis juba tähendas seda, et need suhtlused, kõik need asjad, need on väga keerulised 11 inimesega, kõigile ei jätku tööd, siis keegi looderdab, siis keegi on solvunud, et tema looderdab, mina pean sind rabama ja nii nad vahetasid seal juhte ja nad tegid seda, teist ja kolmandat ja lõpuks nad ütlesid, nad lõpetavad ära ja nad ei taha üksteist nagu näha. Aga mina, kes ma olin tulnud tollel hetkel ikkagi noorsootööst, ma sain nagu aru, et ühtegi projekti me ei lõpeta niimoodi. Me saime kokku, me kõik 11 inimest seal ja siis mina proovisime siis aru saada, et mis keegi õppis ja mul on see nagu nii hästi silmes, kuidas ma seal reaalgümnaasiumis istusin seal kõigi nendega, kes kõik hoidsid seal oma ette, et kõik olid nii vihased üksteise peale. Ja me rääkisime, ma arvan, mingi 2 tundi või võib-olla ka rohkem ja tegelikkuses ma ei teadnud, kuidas see kõik lõpeb, aga tundus, et kõigil oli nagu positiivne emotsioon pärast seda ja ma sain sellele kinnituse sellel aastal, kui juhtus täiesti selline, et see oli nüüd siis ma tegin seda firmat või juhendasin 2010-2011, see on ikka mõned aastad tagasi ja nüüd sellel aastal tuli minu üks kursaõde minu juurde ja ütles, et Janeli, sina oled minu juhendaja olnud. Ja mul esiteks mul ei olnud üldse meeles, sest ta oli lihtsalt natukene muutunud sellest ajast ja siis ma vaatasin ühte pilti ja tõepoolest tema oli üks nendest 11 ja tal on nii positiivsed mälestused sellest. Ma ütlesin, et kas tõesti ei mäleta seda ja seda. Ei, nii äge oli, et kõik oli nii äge, vaata, et siis ma sain aru, et kuivõrd oluline on see, et sa tegelikult oled olemas ja et sa võtad lõpuks kokku selle, mis on.
ja see, et nagu mentorklubi, mis saab nagu pakkuda, ongi tegelikult see, et sa nagu iga kord proovid ikkagi neid toetada, et isegi kui kõik asjad ei lähe nii, nagu nad, ütleme nii, et kui sa juba algusest peale saad aru, et näiteks eelmisel aastal, Festera, ta tegeles ikkagi nii palju nagu kõrgema tasandi asjaga, kui võib-olla mõned teised, et siis sul ei tekiks nagu sellist käega löömise tunnet, et mis ma nüüd siin enam nagu. Ja ma pean ütlema, et Euroopa võistlusel oli Festeral suurem edumaa kui Eesti võistlusel, nii et leivapoisid, kes jäid teiseks, olid ikkagi väga suured konkurendid. Nii et see ei olnud päris nii, et ütleme nii, et see ei ole, alati ei määra see, et sul on nagu nii palju nagu sellisem toode, et nüüd sa kindlasti oled võitja, sest õpilasfirmade programmi puhul vaadatakse nii palju muid tegureid, kõike muud, sest see on ikkagi õppeprogramm ja seal väga tugevalt sa pead oskama öelda ka seda, et mida sa õpid ja kuidas sa oled arenenud. Nii et meil siin Eestis on ikka väga tihe konkurents ja kui sa siin Eestis juba võidad nagu väga hästi, et siis Euroopas on head šansid. Sest Eestis on see programm lihtsalt nii tugev ja ma võin seda nagu lihtsalt julgelt öelda, et kuna ma olen laata korraldanud nüüd juba 12 aastat, enne kui ma ärinõuandlasse tööle tulin, olin ma Anne noortekeskuses ja siis me korraldasime koos selle inimesega laata. Et see, mis oli 12 aastat tagasi ja see, mis on praegu, et võib-olla isegi mingitel inimestel on meeles veel see 12 aasta tagune ja nad arvavad, et õpilasfirmade käest saab sellist, võib-olla natuke nagu kräppi ja kindlasti peab hästi odavalt saama. Aga et kui sa paned praegusel hetkel kõrvuti, näiteks mingi alustava ettevõtja või õpilasfirma, ma arvan, et tihtipeale isegi, ma võin julgelt öelda, on see õpilasfirmade toode ikka nagu nii palju kuidagi nagu läbimõeldum ja võib-olla nagu isegi kvaliteetsem, nii et praegu ei saa niimoodi öelda enam, sest see tase on tõesti läinud kõrgeks ja mitte ainult gümnaasiumi tasemel, vaid ka see, mis toimub nagu tegelikkuses põhikoolis, et meil küll Tartus nüüd väga, väga hästi ei toimi see põhikooliprogramm, mis on nüüd nagu minu järgmine selline suur kirg, et hakkaks nagu tegelikkuses tööle ka see 7.–9. klassini mõeldud nagu täpselt sama programm, aga et lihtsalt nagu, et saaks seda teha siis ka loovtöö asemel, et siis tegelikult Lõuna-Eesti on väga hea näide, et kus võib-olla ka vajadusest tingituna, kui koolid kinni pannakse, siis sa pead tegelema nende noortega, keda sul sellel hetkel saada on, et seal on väga tugevad minifirmad ka, nii et selles mõttes on nagu Lõuna-Eesti on üldiselt üldse väga tugev selle õpilasfirmade programmi poole pealt, et kui me sellel aastal 21 õpilasfirmad sai finaali, siis 11 nendest oli Lõuna-Eestist, Võru, Põlva, Tartu. Nii et me oleme ikka sellised kõvad tegijad. Nii et gümnaasiumis on õpilasfirmad, põhikoolis on minifirmad. Just, aga programm on suuresti sama, lihtsalt võib-olla natukene rohkem on vastutust nagu, et õpetajaga sa pead rohkem läbi rääkima. Ja kõige varasemalt siis saabki alata 7. klassist. Tegelikult on nüüd junior töötanud välja ka minifirma programmi, mis on siis 5. klassile, et siis just kui saaks 5. ja ma täpselt ei oska öelda, et miks 6 on vahele jäetud, aga ma arvan, et see on nii nagu õpilasfirmade programmiga ka, et kui sul enamus on ikkagi 5, siis sa võid 1/6 ka võtta või midagi sellist, et see ei ole nagu nii, aga et tõesti 5. ka juba toimib nii. Huvitav, kas see on nagu sellest, et ongi näha, et kui heal tasemel need gümnasistid on, et see me näeme, et noored on nagu päris suurteks asjadeks valmis juba varem kui enne kui ülikoolis alles, et seda tuuakse niimoodi alla poole. Ja ma arvan, et see on kindlasti, vaadates näiteks õpilasfirmade suhtes, et me oleme nüüd 3 aastat käinud õpilasfirmadega, või õpilasfirmad on ise käinud, meie oleme kaasa elamas käinud ülikooli selle äriideede konkursil. Ja igal aastal, kui õpilasfirma on osalenud, siis on ta nagu ühe nendest peapreemiatest kinni pannud, mis tähendab seda, et tegelikkuses need on kindlasti samal tasemel, et seal me ei räägi enam väga suurest nagu vahest. Küll võib-olla seda, et õpilasfirmad üldjoontes, kui nad lähevad sinna konkursile hooaja lõpus, ehk siis kui nad on 1 aasta juba teinud, on neil kindlasti natukene rohkem läbimõeldud kogu see asi, kui siis nendel noortel, kes ainult ideedega tulevad.
aga ma arvan, et see, nagu ma eelnevalt mainisin, et see, et Lõuna-Eestis on väga tugevalt ka see minifirmade programm käima läinud, on ikkagi natukene rohkem tingitud sellest koolide reformimise süsteemist, et sul tegelikult, kui sul ikkagi gümnaasiumi osa kaotatakse ära, siis see nagu siis sa täpselt, nagu ma enne ütlesin, tegeled nendega, keda sul on sellel hetkel siis saada. Ja ma arvan, et tänapäeva näiteks maapiirkonnas olevad noored kindlasti peavad otsuseid tegema varem kui varasemalt, ehk siis nad peavadki juba 9. klassi lõpus suutma nagu manageerida ära, et kuhu kooli nad lähevad, mida nad tegema hakkavad, et 9. klassi lõpus, kui mina mõtlen oma 9. klassi peale, muidugi ma läksin natuke varem kooli ja ma olin siis 15, et ma kindlasti poleks suutnud nagu midagi otsustada, et mis must nüüd tulevikus saab, kuigi ma siin enne rääkisin, et eks ma teadsin, et see õpetamine on nagu üks selliseid tugevamaid võib-olla oskusi, mis mul nagu on, aga lihtsalt, et ma ikkagi mõtlen, ma olin täitsa laps, aga kui ma vaatan praegu neid, kes on 9. ja mulle tundub, et kohati isegi maanoored on natukene rohkem sellised iseseisvamad lihtsalt sellepärast, et nad peavadki tegema mingeid asju nagu varem. Mitte, et nagu linnas on ka kindlasti nagu väga palju selliseid noori, mitte, et ma tahaks stereotüüpidesse siin langeda, aga vaadates lihtsalt seda, et millistes oludes elavad siis nagu linnanoored ja maanoored, et siis ütleme, et linnas on võib-olla seda vanemate tuge natukene nagu rohkem ka õpingute ajal, et maanoortel ilmselt on mingites nüanssides on see iseseisvus tuleb lihtsalt varem, et lihtsalt elu sunnib. Just, täpselt elu sunnib ja kindlasti on palju neid linnanoori ka, keda elu sunnib varem otsuseid tegema, lihtsalt kui ma mõtlen enda kui linnanoore peale, kes 15-aastaselt poleks kindlasti suutnud mingeid otsuseid teha, et siis üldiselt tänapäeva noored lihtsalt on natuke rohkem valmis. Aga ettevõtlikus koolis on ju pädevusena riiklikus õppekavas kirjas, ometi majandust, ettevõtlikkust õpetatakse ju väga vähestes koolides. Sina oled üks õpetaja Variku koolis, et mida sa siis õpetad, mida see annab noortele? Mina, kui ma tegelikult Varikule läksin, ega ma ei otsinud mingit töökohta siin lisaks. Ma pigem uurisin, et keda te ootate, kui palju tunde on ja nii edasi, et pakkuda seda võimalust siis kõikidele, kes meil siin on. Aga nad olid päris kindlad, et nad tahavad just eelkõige mind, sest nagu kuidagi neid paelus õudselt see õpilasfirmade teema. Ja Variku kool on tegelikult olnud aastaid selline kerge majanduskallakuga. Ma ei tea, kui tugev ta siin on olnud, et võib-olla rohkem inimesi teab teda ikkagi kunstikallakuga koolina, aga et majandus on tõepoolest nende koolis 1. klassist alates. Kuidas ta seal täpselt seal üldõpetuses on, et seal ta tõenäoliselt on lihtsalt nagu mingite asjade raames, aga et alates siis 6. klassist 5. klassist on siis eraldi nagu majandusõppetund, mis on selline valikaine. Ja kui mina sinna läksin, siis ma ütlesin, et väga selgelt ma tahaks, et oleks mingi praktiline väljund sellel ainel ja ütlesin, et ma võin siis õpetada, et kuidas nagu projekte kirjutada või siis nagu nii-öelda minifirmat teha. Kuna need projekti kirjutamine ja minifirma tegemine on nagu hästi sarnased oma nagu selliste etappide poolest, et sa ikkagi pead mõlemal läbima mingid sellised sarnased etapid, et siis on võimalik neid asju küll nagu paralleelselt teha. Et siis reaalselt ma siis selle aja jooksul, ma pean küll ütlema, et väga palju tunde just ei ole, et 16 tundi aastas, sest see on jaotatud pooleks klass ja siis pooled on samal ajal arvutis ja siis vastupidi ja nii edasi, et see teeb 16 tundi aastas, et ma siis õpetasingi, et kuidas tegevuskava teha, kuidas eesmärke seada, kuidas eelarvestada ja nii edasi. Et sellised väga igapäevaseid oskuseid, et mida sul kulub ära ka tulevases elus, sest ilmselgelt kuna paljudes põhikoolides ei ole majandust, siis ei oota keegi sinult 9. klassi lõpuks, et sul oleks see teadmine, nagu matemaatikas või eesti keeles või kusagil mujal on, vaid et seal on sellised väga üldised nagu väljundid, mida sa tegelikult suudaksid nagu tõenäoliselt tagada nagu igas ainetunnis. Nagu selle ettevõtlikkuspädevusega on. Et siis tegelikult ongi sul võimalik nagu kujundada vastavalt vajadusele selline enda nagu nii-öelda tund. Ja mina lihtsalt arvasin, et tehes midagi praktilist võiks selle nagu väärtus olla nagu suurem. Ja järgmisel aastal ma väga-väga loodan, et siis nüüd tulevane 8. klass on nõus siis ka proovima minifirmat teha.
aga kui paljud nendest õpilastest siis jõuavad reaalselt selle minifirmani? Noh, selles mõttes ikkagi väike protsent ja olen ikkagi soovitanud praegusel hetkel ainult nendel, kes tõesti nagu teavad, et nad suudavad läbi vedada selle terve aasta. Et sul ei ole mõtet niimoodi, et sa siis, ma ei tea, kuskil detsembris ütled, et sa enam ei jaksa. Ja eesmärk ei olegi nagu see, et kõik peaksid tegema, aga minul on olnud see nõudmine, et kõik peavad midagi tegema. Et sa teed kas minifirmant või sa teed projekti, aga sul peab olema mingi konkreetne väljund ja et kui sa tõesti, ma saangi aru, et ega kõigile see ei peagi sobima, et siis sa teed lihtsalt midagi muud. Kuivõrd kooli ülejäänud kollektiiv sind nii-öelda endaga kaasa tõmbas või sina neid kaasa tõmbasid ja võib-olla mingid lõiminguid tegite või igaüks ajas oma asja? Ma arvan, et selles mõttes on natukene halb minu käest küsida, et ma tõesti käin seal 1 päeva nädalas pool päeva. Ja praegusel hetkel on lihtsalt kokku lepitud nii, et ma ei pea nagu teistel päevadel esiteks üldse käima ja hästi võib-olla on nagu keeruline seal mingi 10-minutilise vahetunni jooksul nagu mingit lõimingut hakata ajama. Ja teine asi on see, et kui sa käid 5 tundi, järgmisel aastal 3, et siis see on lihtsalt nii väike aeg ja see on nagu, et see tegelikult ja teiseks ma pean ütlema, et ega ma hooaja lõpus kõik õpetajad küll ei teadnud, et lihtsalt selline olud on nagu sellised, et hästi palju, kes üldse ongi sellised majandusõpetajad, kes tulevad väljast poolt ka muudes koolides, et sa ei pruugi nagu tundma õppida neid õpetajaid. Aga nüüd juba teades ikkagi seal oma naabreid ja kõiki teisi, et tegelikkuses järgmisel aastal on plaanis nagu mingeid selliseid suuremaid muutusi, kui nüüd siis järgmise aasta sügisel peaks juba Variku kool saama siis uue kuue, et siis meil on seal plaanis suured muutused ka majanduse ja ettevõtluse valdkonnas, et siis võib-olla saab juba nagu rääkida mingitest lõimingutest ja asjadest, aga loomulikult minu eesmärk ikkagi laiemas plaanis, et miks ma tegelikult üldse nagu olin nõus selle koha vastu võtma, oli ju ka see, et oma õpingute raames ma suudaksin rohkem kaasa rääkida sellest, mis koolis siis toimub ja kuidas see kõik toimub, mida näiteks ülikool on seal oma erinevate projektide raames välja mõelnud, et kas need mudelid ja kõik muud asjad nagu tegelikult reaalses elus ka nii roosiliselt välja paistavad või siis ka erinevate ärinõuandlas tehtavate projektide raames, et palju lihtsam on minna õpetajaga rääkima, kui sa ütled, ma olen õpetaja. Ma tegelikult tean, millest ma räägin, et sa ei pea nagu selles mõttes täpsustama, et sa nüüd 5 tundi nädalas annad, on ju, aga sa tegelikult 5 tunniga saad ka selle nagu kogemuse kätte, olles ikkagi nüüd aasta aega nagu olnud õpetaja, et siis sa tegelikult juba oskad nagu samastuda ja mõelda nagu seda, mida mõtleb päriselt üks õpetaja. Ma väga hindan seda, mida õpetajad teevad. Ma teadsin juba enne, et see töö on nagu selles mõttes tänuväärne, aga et nüüd ma nagu saan veel rohkem aru, et õpetajad on ikka üks alahinnatud ressurss. Aga sa väga ilusasti ütlesid, et see haridusinnovatsiooni, need õpingud ja see õpetaja amet, et need kõik seovad nagu terviku pluss see ärinõuandla. Et kas nüüd sul endal on mingi visioon või pilt ka, et kuhu veel edasi, kellelt, kas nagu maailmast kellegilt mingisuguseid ideid näpata, kuhu liikuda, et kus suunas peaks haridus minema, see ettevõtlikkusega kuhu edasi minema? Ma arvan, et erinevate projektide raames, mida me niimoodi oleme ka mujalt näinud, loomulikult igast sellest on midagi võtta, aga ma arvan, et ma olen ka oma kursusekaaslastelt väga-väga palju õppinud, et kõik need inimesed, kes seal on, et nad on niivõrd erineva taustaga, et me juba nagu ise anname üksteisele nagu nii palju, et ka sealt tuleb väga palju selliseid toredaid ideid, nagu mul üks kursakaaslane, ma ei tea, kas ma tohin ühest väikesest toredast ideest rääkida, et ütles, et aasta lõpus ta on nagu ühes toredas lasteaias õppealajuhataja ja siis ütles, et tema nüüd proovib nagu ellu viia muutusi oma lasteaia seal süsteemis ja siis rääkis meile sellest, kuidas et
aasta lõpukoosolekul, et tema ei tänanud siis eraldi ühtegi inimest, vaid ta tegi kõigile sellised nimelised tänukirjad, kus oli täitmata see koht, kus öeldi, et mille eest. Ja siis iga inimene pidi nagu ise tooma välja endas selle tugevuse. Ja siis loomulikult oli selliseid, kes siis nagu ütlesid, et mina küll ei hakka siin nagu ise midagi tegema, et umbes, et kõik teised peavad siin märkama. Aga et tegelikkuses kuivõrd, et kui harjutada seda juba näiteks ka nagu noortes, et sa oskad ka endas välja tuua selle, et mille pärast sind peaks märkama, siis võib-olla on ka tulevikus see, et inimene teabki, et näed, sa tahad, et sinus märgataks seda, et võib-olla siis peaks ka seda arendama või isegi kui sa õpetajana näed näiteks, et see ei ole võib-olla nagu just kõige, et sina arvasid hoopis midagi muud, on ju, et siis kui tema ise tunnetab nagu just seda poolt, et siis miks mitte, on ju, et arendame siis seda, aga et kuivõrd keeruline oli seda teha juba täiskasvanud inimestel, et siis ma nagu mõtlesin küll, et ma tahaks nagu seda sellist toredat ideed nagu proovida oma nagu teistes nagu kohtades ka, et kus iganes sa siis mingit asja teed, et nii tore on nagu, et muidu selliseid peegleid, kus on see, et aasta parim õpetaja või midagi, et siis vaatad sinna sisse, on nagu olnud küll, aga et niisugust nagu tänukirja anda, et kus sa siis ise pead nagu ennast tänama, on ka nagu tore. Nii et sellised nagu lihtsalt sellised väikesed asjad, mis tulevad kuskilt, et ei peagi nagu kuskile minema, vaid sa võidki neid saada siinsamas inimestega suheldes, et mida kasutada ja lihtsalt ma arvan, et need õpingud ja kõik muud asjad, et nad nagu tekitavad, et see pusle hakkab nagu rohkem paika jooksma lihtsalt, et kui enne oli see, et sa lihtsalt tegid, sa teadsid, et minu selline ikkagi suur valdkond on see õpilasfirmade teema, seal ma enam-vähem tean, mis toimub, aga et kuidas need kõik teised asjad nagu sobituvad sinna, et siis praegusel hetkel on ikkagi plaanis sellist majandusõpet nagu põhikooli osas just nagu kuidagi arendada niimoodi, et olekski väga tugevalt, mitte ainult majandus, sest ma arvan, et need terminid nad suudavad seal gümnaasiumis ka ära õppida ja jääb midagi teadmata, eks ühiskonnaõpetuses nad ka ikka üht koma teist õpivad, et siis, et just niisugust nagu praktilist oskust nagu teha mingit asju ellu viia, nagu et seda võiks siis nagu see ettevõtlikkuse alused nagu edasi kanda, et et sellised nagu plaanid on küll, et nii et ma arvan, et kõik need asjad, nagu, mida ma siis aasta jooksul olen teinud, et ma ise küll nagu tunnen, et sealt saab nagu paigutada neid sinna ühte pilti. Aga mis soovitused sul on klassiõpetajatele, et meie ei saa kuidagi minifirmat teha ja ometi ettevõtlikkuspädevus on õppekavas sees, et mida siis nende kõige väiksematega teha või üldse, et mida nagu tavaline õpetaja võiks oma ainetunnis teha? Mina arvan, et selline projektipõhine tegemine on niikuinii kasulik, et seda sa saad ükskõik, kuna õpilasfirmade programm on nüüd nagu litsenseeritud programm, aga kõik muud tegemised, et varem oli meil siin Entrum, seal võisid samamoodi kõik osaleda, kes tahtsid, on ju. Et nüüd on mingid erinevad teised programmid, on ju, et kõik need võimaldavad sul tegelikult ja ma arvan, et ka seda väljundit ei ole nagu väga keeruline leida ka algklasside õpetajal, et sa tead, et mille nimel sa töötad. Et lihtsam on lihtsalt see, et miks ma alati nagu mõtlen, et lapsel peab olema mingi väljund, et on nagu tantsimisega, et sa ikka tahad lõpuks esinema ka minna, et mis ma siin üksi kargan, on ju. Et siis selle projekti asja puhul võiks ka olla see, et me teame ikka, mille nimel me nagu töötame. Kas see on siis koolilaat, kas see on siis mingi muu tegevus, on ju. Igasuguseid asju annab ka koolis ju välja mõelda, aga ma arvan, et seda annab ka koolide üleselt teha ja nii edasi. Et see ei ole nagu nii keeruline, aga ma arvan, et selline projekti raames saab tegelikult kõik need õpilasfirma oskused ka anda edasi. Nii et projektõppe toetab siis väga ettevõtlikkuspädevuse ma arvan, et ta toetab väga tugevalt sellepärast lihtsalt, et kui sa teed selliseid ühekordseid algatusi, selliseid ühetunniseid, siis ma arvan, et see on tore küll, aga sul peab olema nagu mingi selline pidev protsess, et see peab kestma vähemalt, ma ei tea, 2-3 kuud, et sul tekiks see feeling, et sa oled seal sees, sa teed midagi, et see ei ole see, et ma lihtsalt tegin ära ja unustasin. Ma tean oma õpingutest ka seda, mingid asjad on see, et sa teed ära, kui sa seda kasutama ei hakka või sa ei tegele sellega rohkem kui tõesti see nädal pingeliselt, on ju, see ununeb ja see nagu jääbki kuskile sinna, lihtsalt võib-olla tegid isegi väga hea asja valmis, aga see on liiga lühike aeg ja lapsel peab tekkima vähemasti nagu selline 2-3
parem veel kui terve õppeaasta nad seal midagi toimetavad, et siis tal tekib see nagu nii-öelda vastutuse tunne ka, et mina vastutan ka mingite protsesside eest seal ja nii edasi, on ju. Et noh, et selles suhtes, et sa pead nagu kuidagi tekitama selle, et tal tekiks ikka harjumus ja harjumus väidetavalt pidi tekkima 2 kuuga. Ma täpselt ei oska neid uuringuid siin nimetada. Mina olen kuulnud jah, et 21 päeva, et tekib mingi harjumus, no jah, kui sa teed, aga see on jah siis vist, et igapäevaselt no just, tegelema. Et noh, et võib-olla siis, kui teed harvemini, äkki siis on 2 kuud, aga noh, 21 päeva on ka tegelikult ju ikkagi, sa mõtled päris pikk aeg. Noh, sellepärast on puhkuselt raske tagasi tulla, et 28 päeva ja ongi juba harjumus tekkinud, et võid siin hommikul magada kaua. Nii et ma arvan jah, et see on selle asja võti, et kõik need ühekordsed tegevused, need on lahedad ja neid võib siduda nende protsessidega, aga ta saab siis sellisel juhul olla see üks osa sellest protsessist, aga sul peab olema läbimõeldud nagu kogu see asi, et see ei saa lihtsalt olla nii, et ma teen siin ühte asja, siis teen teist asja, siis võib-olla need on mingid erinevad eesmärgid üldse, et see kõik need erinevad tegevused nagu meilgi on selle ärinõuandlaga, et kui ma enne ütlesin, et noh, meie selline põhisuund on õpilasfirmad, aga seal hulgas me teeme siis seda projekti ja toda projekti ja 3. ja 4, aga need kõik annavad ikkagi nagu ühte eesmärki. Me tahame ikkagi seda ettevõtlikkust nagu suurendada siin noortes ja proovime siis kõikide asjadega nagu seda toetada. Aga et kui seal nagu kõik teeksid nagu, et umbes sellega ma tahan siis seda ja tollega ma tahan toda, et siis nagu noh, sul kaob ikkagi fookus ära ja lõpuks sa lihtsalt rapsid ühes ja teises ja 3. kohas, aga et noh, niisugust nagu pointi väga asjal ei ole. No sa ütlesid, et see kalenderplaan on hästi tihe, projekt ajab projekti taga, pluss veel suur kontseptsioon on ju, et kas sa saad mõnest kindlast projektist või konverentsist või asjast rääkida juba nüüd, mis on tulemas uuel aastal? Jaa, ma saan kindlasti öelda, et meil on tegelikult sügisene ajakava ikkagi juba paigas, et ma küll peaksin vaatama sellisel juhul kalendrit, aga õpilasfirmade konverents toimub ettevõtlusnädala raames. Ettevõtlusnädal on oktoobri 1. nädal ja selle nädala neljapäeval toimub see siin samas aparaaditehases, nii et noh, selles mõttes väga lahe loominguline koht. Ja enne seda teisipäeval selle sama nädala raames toimub siis see ettevõtlikkusprojektide konkurss. Ja pärast seda siis juba 2-nädalaste vahedega hakkabki jooksma see mentorklubi. Ja need on küll väga selgelt, et hakkab olema teisipäeval, aga arinõuandla.ee, seal on kõik meil juba nagu ka kirjas, nii et ja siis ta jookseb kuni laadani ja laad toimub siis 2. detsembri laupäeval Tartu Kaubamajas. Ka seal on võimalik tulla nendel näiteks, kes võib-olla sellel aastal mõtlevad, et tahaks ikka vaadata, et mis keegi siin kus teeb. Seal on umbes 100 firmat väljas, noh, mingid ideed ikka tekivad siis, kui sa teisi vaatad ja võib-olla siis ka küsid ja vaatad, milliste toredate nägudega nad seal siis kõik müüvad oma asja ja kui entusiasmiga nad seal kõik teevad. Et kuni selle poolaasta plaan on meil siis enam-vähem nagu paigas. Aga kui me räägime õpetajate ettevõtlikkusest, siis kuidas sulle tundub, et kas Eesti õpetaja on ka puutunud? Võrreldes selle ajaga, kui mina koolis käisin kindlasti, aga eks õpetajatega on alati see, et nagu kõikide teiste valdkondade esindajatega, ikka õpetajad on ju ka läbilõige ühiskonnast, et täpselt samamoodi nagu kõikides teistes valdkondades on ka seal, et on ettevõtlikke, on vähem ettevõtlikke, on neid, kes igale muutusele ütlevad, et ei, sellised asjad meie koolis läbi ei lähe. Ja on ka neid, kes siis kohe suure hurraaga nagu hüppavad paati. Ja tegelikkuses ma ütlen, et ega see on ka täiesti normaalne. Meil oli üks aine, hästi vahva aine, kus meil räägiti, et on 4 ilmakaare tüüpi inimesi ja need kõik ongi väga erinevate iseloomu omadustega. Mina sain aru, et ma olengi selline, ma ei mäleta, kas ma olin lõuna vist olin või olin põhi, aga ühesõnaga selline, kes kohe hakkaks tegutsema. Noh, ma ei peagi isegi mõtlema, et kus ma nüüd 5 aasta pärast olen, vaid ma tahaks kohe tegutsema hakata. Sest see kõik on nii põnev. Just, ja siis protsessis vaadata, et kuidas, kus liikuda. Aga siis on ka selliseid, kes vajavad nagu kõik see 5 aastat peab olema nagu praegu selge mul siin paberil ja siis ma hakkan vaatama, et kuhu mina siin mahutun. Nii et selles mõttes inimtüübid on lihtsalt nii erinevad, et eeldada, et kõik nagu lendavad suga kohe kaasa, et noh, ongi palju tahta. Küll aga kui sa oma positiivse eeskujuga võib-olla suudad nagu kedagi mõjutada, et siis on
nagu selles mõttes tore. Ma ei tea, kas mina olen nagu suutnud kedagi või mitte, aga loodetavasti ikkagi me 11 niimoodi koolis ikkagi mingil määral mõjutame ja suudame siis kaasa haarata ka need, kes võib-olla on algused sellised natukene skeptikud. Ja mis on ka nende õigus, et ega ei peagi kohe lendama paati. Tahadki vaadata, siis ongi õigus olla ka kõrvalseisja. Aga lihtsalt pigem on nagu keerulisem võib-olla nendega, kes hakkavad siis vastu töötama, et see on nagu sükene võib-olla nagu probleemi koht, aga muidu ma arvan, et ikka vaikselt nagu tänu sellele, et meil tegelikult nähakse väga palju vaeva ka selle nimel, et õpetajad kuidagi saaksid nagu koolituda ja nii edasi, et noh, lihtsalt siis sõltub sinust endast, kas sa oled seda tüüpi, kes tahab koolituda. Mulle tundub, et meie oleme sellised elukestva õppe harrastajad, et võiks nagu 70-selt ka veel koolituda, aga et kõik lihtsalt ei ole seda tüüpi. Aga Janeli, sul on väga kirev taust enda haridustees, sa ise kogu aeg õpid ja täiendad. Laps on sul praegu lasteaias, on ju? Et millist ideaalset kooli sa oma lapsele tahaksid? Milline see kool peaks siis olema, mis sobib sinu lapsele? See on hästi huvitav, et sa seda küsisid, sest tegelikult olgem ausad kohe, kui ma lapse sain, siis ma nagu teadsin, et jah, et nüüd on niimoodi, et mul on nüüd 7 aastat aega siin surfata erinevates koolides ja vaadata, kuhu ma siis lõpuks oma last panna tahaks ja et kus on toredad õpetajad ja nii edasi, et võiksid sellised hästi nagu ikka muutustele nagu altid olla ja siis nagu ikka kohe siuksed uuendusmeelsed ja ikka sellised hästi tolerantsed ja et nagu kõik oleks nagu suurepärane. Ja siis sa muudku käid ja vaatad, no siin on ka see tore ja siin on nagu seal, see on tore ja et noh, et eks ma ikka tahaks, et tal oleks nagu tore, aga ma ei ole nüüd nagu, ma ei oska niimoodi nimetada, et millist ma tahaks. No ma tean kindlasti, et ma koduõppele ei jää oma lapsega, on ju, aga et see on päris keeruline. Aga no kuskile ta ju peab minema ja noh, mina pigem nagu näen seda, et vanemad saavad nagu toetada oma last sellega, et ta oleks valmis ka nendeks muutusteks ja kõigeks sellest, mida me räägime, et me tahaks oma tegevustega nagu talle pakkuda. Et siis, et ta tegelikkuses sa saad seda kõike toetada juba lasteaias, et ta suudaks kohaneda ja et kõik need oskused tulevad ka kasuks, nii et noh, eks ma arvan, et ta ikka mõnda piirkonna kooli läheb, aga ega ma arvan sellist ideaalset varianti, et kus nüüd kõik on nii, nagu mina tahaksin, no siis tuleb ise kool teha. Aga selleks ma vist hetkel veel valmis ei ole, nii et kui keegi tahab sellel teemal rääkida, et siis ma muidugi seda võin ka arutada, et äkki teeme siis kellegagi koos. Et küll siis peab kiirelt tegutsema, sest 2 aasta pärast ikka läheb juba kooli. No igal juhul ettevõtlusküla juba teeb ettevõtluslaagreid lastele, et võib-olla sealt siis kasvab välja kunagi see selline tuleviku ideaalkool ka, et ettevõtlik kool. Mina arvan küll, et kindlasti kasvab, et ettevõtlusküla üldse võiks nagu rohkem kasutada, aga ettevõtlusküla puhul me peaksime ka mõtlema, et äkki oleks neil ka võimalik kuidagi mõelda sellist pikemat programmi välja, et ma küll arvan, et seal sa 1 päeva jooksul võid saada rohkem kui ma poole aasta jooksul mingites tundides või mida iganes on ju, aga et ta jääks nagu selleks, et sul peab olema pärast ka midagi nagu pakkuda, vaata, et sa nagu saaksid midagi teha, kui te kohe neid mingeid teadmisi ära kasutada. Et mulle väga meeldib seal, noh, selles mõttes väga äge. Et kui nüüd kõik need asjad nagu panna sinna ühte ideaalkooli, siis mu laps võiks küll seal käia. Et selles mõttes on ju ettevõtlusküla olnud positiivseks eeskujuks ka paljudele koolidele ja ma nüüd jään vastuse võlgu, kes see kooli oli, aga kes tegi endale selle ettevõtlusküla sinna koolimajja, sest noh, oligi päris keeruline leida kogu aeg seda ressurssi, et nagu siia sõita ja nii edasi. Aga tegidki sinna ja kuidagi ettevõtluskülaga koostöös, et just ühel seminaril sellest ka räägiti, nii et selles mõttes on väga positiivne, kui selliseid algatusi aga rohkem oleks ja noh, need ei ole ju ainukesed, ettevõtlikkuskooli ja tagasi kooli ja kõik need, mis justkui peaksid nagu nii-öelda innustama inimesi, noh need küll võib-olla siis nagu rohkem täiskasvanud inimesi nagu mõtlema nii-öelda ettevõtlikult ja panustama siis ka ühiskonda ja kogukonda tagasi, aga noh ikkagi nad ju teenivad kõik ühte eesmärki selleks, et nagu lastel oleks õppimine põnevam ja et oleks nagu see koolieluga selline ettevõtlikum.
no ma ei tea, Signe, kas sul on küsida, et midagi, sest Janelil mulle tundub, et on pusletükid on paika loksunud, visioon on paigas ja ma arvan, et Janeli võiks siin varsti sellist ettevõtlikku kooli juhtida küll, et tal on pilt olemas igast etapist, et tuult tiibadesse, Janeli, et aitäh sulle. aitäh! aitäh, järgmise korrani! Kuulmiseni! Kui sinagi said koos meiega täna uusi mõtteid ja inspiratsiooni, siis anna taskuhäälingule hoogu juurde. Laigi, jaga ja kommenteeri meie postitusi sotsiaalmeediakanalites. Kui soovid taskuhäälingut Õpime koos toetada, siis täname sind annetuse eest MTÜ Tartu Loomemaja arveldusarve kontole. Kõik vajalikud lingid leiab saate kirjeldusest.